Pole saladus, et Venemaa on raskes olukorras. Selle turutusõda Ukrainaga on toonud suuri inimkaotusi, majanduslikku kahju ja isoleerituse maailmas. Selle kõige süü lasub Venemaa presidendil Vladimir Putinil, kelle järelemõtlematu, halastamatu ja järeleandmatu võimuiha on viinud tema rahva põlvili. Olukord võib olla isegi halvem kui teatatud. Saksamaa luureteenistuse sõnul on Venemaa majandus pretsedenditus languses ning Kreml avaldab võltsitud andmeid meeleheitlikul katsel varjata oma katastroofilist kokkuvarisemist. Venemaad hästi tundjatele pole see uudis üllatav, sest Kremlil on pikk valeväidete ja võltsingute ajalugu. On korduvalt tõestatud, et nad ei kõhkle vajadusel hetkekski Venemaa avalikkusele valetamast, et end paremas valguses näidata. Venemaa pole ainus, kes seda teeb, kuid propaganda on Kremlile justkui DNA-sse kirjutatud. See on Moskva peamine viis avalikkuse toetuse hoidmiseks ja narratiivi kontrollimiseks, mida on kogu konflikti vältel laialdaselt kasutatud. Tegelikult kasutas Kreml propagandat juba enne sõja ametlikku algust ja esimeste laskude tegemist, et võita toetust oma sissetungile. Ta mõtles välja lugusid ja liialdas väidetega Ukrainat valitsevast niinimetatud neonatside režiimist ja genotsiidist venelaste vastu. Tänu sellele toetas suur osa Vene elanikkonnast sissetungi, kui Kremli väed esimest korda üle piiri marssisid. Nad uskusid propagandat, et president teeb kangelasliku otsuse, saates armee inimesi rõhumise alt vabastama. Samal ajal lootsid paljud, et Putini sõjaline erioperatsioon saab olema kiire ja tõhus ning kõik saab mõne nädalaga läbi. Nagu nüüd teame, seda ei juhtunud. Sõda venis pikale ja Venemaal ei õnnestunud saavutada peaaegu ühtegi oma seatud eesmärki. Venemaa kandis rindel suuri kaotusi, samal ajal kui inimesed, pangad ja ettevõtted kodumaal eraldati aeglaselt ülejäänud maailmast. Elatustase langes, isad, vennad ja pojad hukkusid ning maailm vältis Venemaad senisest enam. Aastate jooksul kahtles üha rohkem venelasi kalli ja mõttetu sõja vajalikkuses ning soovis selle kiiret lõppu. Ometi valetas nende valitsus neile. Putin ja tema käsilased eksitasid pidevalt rahvast, toetudes propagandale, leiutades ettekäändeid ja varjudes loosungite taha ühest kriisist teise liikudes. Ja nad jätkavad seda siiani, nagu kinnitab Saksamaa BND süüdistav raport. BND agendid avastasid Kremli ametlike majandusandmete analüüsil nende valede ulatuse. Nad leidsid, et Venemaa tegelik föderaaleelarve puudujääk 2025. aastaks oli märkimisväärselt suurem kui ametlikult avaldatud numbrid. Moskva teatas, et 2025. aasta puudujääk on umbes 5,65 triljonit rubla ehk $72 miljardit. BND leidis, et tegelik puudujääk oli 8,01 triljonit rubla ehk $100 miljardit, mis on ligi 30 miljardit rohkem, kui Kreml väitis. See moodustab umbes 3,6% riigi SKP-st. BND raportis märgitakse, et see on jahmatav kaotus. See näitab tõelisi kulusid, mida Kreml on valmis kandma oma agressiivse sõja eest Ukraina vastu. Kulusid, millel on tagajärjed veel paljudeks aastateks. Kremli jõhker valetamine oma kaotuste varjamiseks õõnestas veelgi tema niigi rikutud mainet nii kodu kui välismaal. Ametlike statistikaandmete usaldusväärsus kahaneb veelgi. Venemaal investeerimisel on ettearvamatud riskid. Vladimir Putini plaan taastada Venemaa endine hiilgus ei saa sellistes tingimustes õnnestuda. Ukraina vaatenurgast on see aga suurepärane uudis. Venemaa väänab sageli tõde, kuid see on seni üks tema suurimaid ja häbematuim vale, mis näitab riigi langust. Sõja alguses ei pidanud Putin majanduse kohta valetama ega Kreml arvutusi võltsima, sest nad tulid esialgsete kuludega hästi toime. Kuigi lääneriigid kehtestasid Venemaa pankadele ja ettevõtetele mitu sanktsioonilaine ning külmutasid Moskva oligarhide varad, jäi Venemaa majandus üsna tugevaks. Putin kiitles sanktsioonidest jagu saamise üle, kuid aja jooksul olukord halvenes.
Venemaa riikliku heaolufondi varud on vähenenud, reservid kahanenud ja mis kõige tähtsam, naftatööstus, majanduse selgroog, tunneb survet. Sanktsioonid põhjustasid, et paljud riigid vähendasid sõltuvust Venemaa ressurssidest, lõpetasid lepingud ja otsisid alternatiivseid tarnijaid. Euroopa Liit vähendas oluliselt investeeringuid Venemaa energiasse. See kehtestas kiiresti peaaegu täieliku keelu Venemaa toornafta ja rafineeritud naftatoodete meritsi impordile ning seadis Venemaa naftale range hinnalae, et piirata riigi eksporditulusid. Samuti mitmekesistas see tarnijaid ja kiirendas investeeringuid taastuvenergiasse RE-Power EU plaani kaudu. Need otsused kajastuvad statistikas selgelt. Venemaa nafta import eli riikidesse langes 2021. aasta esimese kvartali 29%-lt 2025. aasta kolmanda kvartali 1%-ni. Kui EL-i ostjad Moskva hülgasid, püüdis Kreml tugevdada kaubandussuhteid teiste riikidega. Kreml lootis, et Hiina, India ja teised täidavad puudujäägi ning toetavad Venemaa majandust. Mõnda aega nad seda ka tegid. Lõpuks hakkasid ka need riigid Venemaaga suhteid ümber hindama. 2026. aasta veebruaris teatasid India naftatöötlejad, et vähendavad Venemaa naftaimporti ja investeerivad Ameerika energiasse pärast uue kaubanduslepingu sõlmimist USA-ga. Veelgi enam, kuigi Hiina ostab endiselt palju Venemaa ressursse, vähenes tema üldine kaubavahetus Venemaaga 2025. aastal. Kahe riigi impordi ja ekspordi koguväärtus langes $244,8 miljardilt 2024. aastal 228,1 miljardi dollarini 2025. aastal. Ja Kreml ei ole pidanud toime tulema ainult sellega, et vähestelt alles jäänud kaubanduspartneritelt laekub vähem raha. Samuti on ta pidanud tegelema otseste plahvatusrünnakutega infrastruktuurile, mis hoiab tema naftatööstus töös. 2025. aasta vältel ja 2026. aasta alguses ründasid Ukraina droonimeeskonnad korduvalt Venemaa rafineerimistehaseid, kütuselaosid ja torujuhtmeid, põhjustades suuri majanduskahjusid. Need rünnakud on saatnud suure hulda Vene naftat suitsuna taevasse, kahjustades Kremli majanduslikke väljavaateid ja raskendades sojamasina kütusevarustust. 2026. aasta alguses on sihtmärke edukalt rünnatud. Näiteks Iskri naftatöötlemistehas on Lõuna-Venemaa üks tähtsamaid rafineerimistehaseid ja oluline kütuseallikas Ukraina lõunaosas ning Krimmis sõdivatele vägedele. Volgogradi rafineerimistehas varustab otse kütusega idarinde rünnakuid. Krasnodari krai ja Komi vabariigi rafineerimistehased said lööke, mis halvendab Venemaa majanduslikke ja sõjalisi väljavaateid. Ukraina droonid on hävitanud kütusevarud naftabaasides Lipetski, Belgorodi, Volgogradi, Penza ja Voronezhi oblastites Venemaal. Kui mõni neist sihtmärkidest tabatakse, tunneb Venemaa mõju. Tema nafta- ja gaasitulud, mis rahastavad sõda, kannatavad. See raskendab sõja jätkamist ja suurendab survet vaevu toimivale majandusele. Mingeid märke olukorra paranemisest pole. BND raporti järgi läheb seis peaaegu kindlasti hullemaks, mida pikemalt sõda kestab. Kui ei võeta ulatuslikke vastumeetmeid, süvenevad energeetikasektoris tugevalt sõltuva Venemaa majanduse struktuursed probleemid pikaajaliselt veelgi ja ähvardavad muutuda krooniliseks. Ja Ukraina soovib seda protsessi kiirendada, aga enne kui selleni jõuame, on meil varuks veelgi enam. Kui The Military Show pakub väärtust, telli kanal. Ukraina on juba mänginud peaosa Venemaa allakäigus. Ilma Ukraina droonirünnakuteta rafineerimistehastele poleks Kremli majandus nii ohus, kuid Kiiev jätkab rünnakuid. Ukraina kaitseministeerium teatas soovist suurendada Venemaa eelarve puudujääki. Ukraina eesmärk on teha 2026. aastast Venemaa majandusele ajaloo halvim aasta, kasutades selleks mitmetahulist strateegiat. Strateegia hõlmab koostööd liitlastega, et kehtestada Moskvale karmimaid sanktsioone ja korraldada ühisaktsioone Kremli varilaevastiku naftatankerite vastu. Ukraina jätkab rünnakuid naftataristu vastu, kasutades tipptasemel droone ja võimsaid kaugmaarakette, et tabada vaenlast valusaimast kohast.
BND nõustub, et Ukraina ja liitlaste lisameetmed võivad Venemaa olukorda veelgi raskendada. Kokkuvõttes võiksid täiendavad sanktsioonid näiteks Venemaa toetajate vastu kolmandates riikides või niinimetatud varilaevastiku vastu olukorda veelgi pingestada. Nende järjekindel rakendamine võib veelgi tõsta Putini agressioonisõja hinda. Tulud vähenedes kasvavad kulud, näiteks sanktsioonide vältimise tõttu ning Venemaa majanduse tulevikukindlus halveneb. Ka Venemaal on Kremlis ametnikud üha murelikumad. Anonüümseks jäänud ametnik ütles Reutersile, et Venemaa eelarve puudujääk võib 2026. aasta lõpuks olla 3 korda suurem kui ametlik eesmärk, sest naftatulud vähenevad ja lääne sanktsioonid karmistuvad. Allikas viitas Kremliga seotud mõttekoja majandusteadlaste tehtud arvutustele. Väidetavalt ei kavatseta neid arvutusi avalikustada, kuid see ei tee neid vähem kehtivaks ega täpseks. Need näitavad, et Venemaa võib kaotada kuni 18% energiatuludest võrreldes plaanidega, mis kasvatab eelarve puudujäägi 4,4%-ni SKP-st, palju enam kui Moskva 1,6% eesmärk. Allikas tunnistas avalikult, et olukord muutub üha kriitilisemaks. Eelarve olukord halveneb kiiresti, kuna tulud vähenevad ja kulud kasvavad. Nad lisasid, et riigi rahandusvõimud peavad kriisi ohjamiseks rakendama veelgi drastilisemaid meetmeid kui seni. See poleks Venemaa jaoks nii kohutav, kui riik saavutaks edu ja täidaks oma eesmärgid kohapeal. Vene avalikkus võiks näiteks olla rohkem valmis majanduslikke kaotusi aktsepteerima, kui Vene väed vallutaksid regulaarselt linnu ja asulaid ning looksid selgelt olulisi tugipunkte. Need peavad jätkama teekonda 2022. aastal lubatud võidu poole. Aga seda ei juhtu. Teadlaste David R. Hendersoni ja Ryan Sullivani hävitav raport Defense Newsis näitab, kui palju Kreml on kaotanud ja kui vähe võitnud pärast Putini aastaid tagasi antud sissetungikäsku. Kontrast on hämmastav. Selleks, et täpselt hinnata, kui palju raha Venemaa on kulutanud ja kaotanud sõjas Ukrainaga, uurisid teadlased 3 olulist näitajat. Inimkapitali maksumust, materiaalsete kaotuste ja operatsioonikulude hinda ning makromajandusliku mõju ja SKT langust, mida Kreml on seni konflikti jooksul kannatanud. Siin on nende tulemused. Inimkapitali maksumuse osas püüdsid teadlased hinnata, kui palju on Venemaa kaotused, mis nüüdseks ületavad juba 1 miljoni inimese, mõjutanud riigi majandust. Selleks kasutasid nad standardset majanduslikku tööriista, mida nimetatakse statistilise elu väärtuseks ehk VSL-i mõõdikuks. Nad hindasid ühe venelase elu väärtuseks umbes $2,6 miljonit ja raske vigastuse $270 000. Edasi pidi meeskond need arvud korrutama venelaste kogukaotuste arvuga. Siiski on võimatu täpselt teada, kui palju Vene sõdureid on Ukraina sõjas hukkunud või haavata saanud, sest erinevad allikad annavad erinevaid andmeid ja koguarv kasvab iga päevaga veelgi. Uurijad tuginesid strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse 2026. aasta jaanuari andmetele, et vältida tulemuste kallutatust, mis seab seni hukkunud Vene sõdurite koguarvuks umbes 325 000 ning haavatute või kadunute koguarvuks ligikaudu 875 000. Defense Newsi raporti järgi on surmajuhtumitest tingitud kogumajanduslik kahju 325 000 korda $2,6 miljonit ehk kokku $845 miljardit. Haavatute puhul on 875 000 korda $270 000 ehk kokku $236 miljardit. Kahadjud ületavad $1 biljon ja on seotud vaighukkunud või vigastatud sõduritega, kes on vaid osa suuremast puslest. Venemaa on Ukrainas samuti kaotanud palju sõjatehnikat. Avatud allikatega luuregrupid nagu Oryx ning rahvusvahelised luureagentuurid on neid kaotusi ükshaaval jälginud ja kinnitanud. Tuhanded Vene tankid, sõidukid, laevad, lennukid, õhutõrjesüsteemid ja muu varustus on Ukraina droonide, miinide ja rakettide poolt hävitatud. Mõned neist varadest on väärt kümneid või isegi $100 miljonit, mõnel juhul isegi rohkem. Täpseid andmeid ei leitud, seega kasutasid uurijad Minfini ametlike valitsuse statistilisi andmeid arvutusteks.
Minfini andmetel on Venemaa kaotanud umbes 12 000 tanki, 24 000 soomusmasinat, 400 lennukit ja palju muud varustust. Kokkuvõttes on nende varustuse kaotuste väärtus väidetavalt umbes $125 miljardit. Teadlased hindasid ka, et Moskva on kulutanud ligi $150 miljardit rohkem tegevuskuludele nagu kütus, laskemoon ja logistika, viidates Rand Corporationi faktidele ja andmetele. Kokku on see $275 miljardit materiaalset kahju ja tegevuskulusid. Kolmas tegur oli makromajanduslik mõju ja SKT kaotus, mille Venemaa sõda Ukrainaga on põhjustanud. Seda on äärmiselt raske arvutada või kvantifitseerida, kuna arvesse tuleb võtta nii palju erinevaid tegureid ja muutujaid. Erinevatel andmetel on sõja algusest Venemaalt lahkunud 600 000 kuni 1 000 000 inimest. Paljud oleksid saanud ja andnud suure panuse oma kodumaa majandusse, kui sõda poleks olnud. Teadlased pidid hindama, kui palju kaubandust ja investeeringuid on Venemaa kaotanud lääne sanktsioonide, isoleerituse ning Vene varade külmutamise tõttu rahvusvaheliste organisatsioonide poolt. Teadlased kasutasid California ülikooli Berkeley meeskonna 2025 aasta juulis avaldatud uuringut, mis uuris Venemaa SKT prognoose enne ja pärast sissetungi. See uuring leidis, et riik on sõja algusest kaotanud aastas keskmiselt $281 miljardit SKT-d. Selle kogu konflikti jooksul kokku liidetuna ületab summa samuti $1 triljonit. Henderson ja Sullivan jõudsid järeldusele, et Venemaa on sõjaga Ukraina vastu kaotanud $2,5 triljonit. See summa ületab kaugelt riigi $2,2 triljoni suuruse SKP. Kuid küsimus jääb, mida on Venemaal tegelikult ette näidata nii tohutu kulu eest? Vastus on väga vähe. Kasutades Sõjauuringute Instituudi andmeid, leidsid teadlased, et Venemaa on alates 2022 aastal alanud täiemahulisest sissetungist okupeerinud umbes 28 000 ruutmiili Ukraina territooriumi, mis moodustab ligikaudu 12% riigi pindalast. Venemaa kontrollib nüüd 20% Ukrainast, arvestades ka enne 2022 aastat hõivatud alasid nagu Krimm. Isegi siis vastab see 28 000 ruutmiili umbes 10%-le ühe USA osariigi, Texase, kogu pindalast, mis paneb Kremli tegelikud vallutused tõeliselt konteksti ja näitab, kui väikesed need tegelikult on olnud. Kõige süüdimõistvam statistika oli veel tulemas. Kui nad vaatasid, kui palju Venemaa oli kulutanud ja mida ta selle eest vastu sai, leidsid uurijad, et Kreml oli iga vallutatud ruutmiili kohta kulutanud ligikaudu $90 miljonit. See on jahmatavalt suur summa nii tagasihoidliku ja tühise tulemuse eest. Olukorra teeb veelgi hullemaks see, et on oluline meeles pidada, et Venemaa ei ole Ukrainas vallutanud suuri linnu ega olulisi taristukohti. Venemaa saavutused on tihti vaid mudased põllud, kraatritega alad ja mahajäetud külad, mille hooned on pärast kuid ja aastaid kestnud korduvat pommitamist täielikult hävinud. Kremli jaoks puuduvad siin väärtuslikud ressursid, kuid kulutatakse miljardeid dollareid peaaegu väärtusetule maale. Kõige hullem osa kogu selle juures, nagu uurijad märgivad, on see, et Vladimir Putin ise ilmselt eriti ei hooli sellest. Ta ei tunne neid hämmastavaid kaotusi isiklikul tasandil, sest tal on endiselt võimalik nautida oma presidendipaleesid ja luksuslikku elustiili. Neid mõjusid kogeb otseselt Vene avalikkus, kelle elatustase langeb ja esmatarbekaupade hinnad tõusevad. Kreml jätkab samal ajal tõe varjamist võltsitud numbrite ja valedega. Kuid see ei tööta igavesti. Putini propagandamasiin hakkab tõrkuma ning sõja kestes muutub ka paadunumate Vene natsionalistide jaoks valedest läbinägemine lihtsamaks. Nüüd saad rohkem teada südavast, pimedast ja vältimatust august, mille Vene president on endale ise kaevanud. Selles videos uuritakse, kuidas Ukraina väed tühkisid hiljuti Kremlile ühe tähtsaima Musta mere baasi kaardilt. Täiuslikult teostatud öises rünnakus. Või vaata seda videot, et saada rohkem teada, kuidas Ukraina saavutas võimatuna näiva, tõustes mõne aastaga sõjalises maailmas väikesest tegijast tõeliseks suurvõimuks. Kui soovid rohkem selliseid videoid, erakorralisi uudiseid ning põhjalike taktikate ja strateegiate analüüse, siis telli The Military Show kanal juba täna.